Tervitused Toila Orupargist. Täna on 20. oktoober 2016 ja me oleme tulnud siia nüüd ühte pikalt oodanud tööd ette võtma ja selleks on siis ühe ajaloolise Pärna päästmismissioon. Ja see päästmismissioon on küllaltki keerukas. See oli nagu plaanitud raieks, aga me tõmbasime sellele raiele kui siis Põlisallee viimasele sellisele tegevusele siis pidurit, et ütlesime, et üritame selle puu ikkagi korda teha. Ja siis probleem on siin selline nagu 3 haru, kõik on omavahel väga kehvade ühendustega ja see puu on sees tühi, aga siis veel kevadel ta seisis siin oma jõududega ja siis me siia panime ajutiseks nagu need piduritele peale ja kergendasime vähegi võra sealt. Me oleme hinnanud tema juurekava siis stabiilseks ja turvaliseks ja tema tervislik seisund ei viita iseenesest mingitele ohtudele, et me paneme siia staatilised süsteemid, aga siin ma võin näidata, kuidas ta siis annab endale uut kude ja need heledad triibud siin koore peal viitavad sellele, et jämeduskasv toimub ja üleval ka kuivanud oksi liigselt ei ole, nii et meile tundub, et ta nagu funktsioneerib, et siin on kõik siis näha need, kus kohas koor pakatab ja siis jämeduse kasvades siis kuskilt järgi annab. Ja selleks meil on siis siin varutud ainult sertifitseeritud kraam, millel on siis garantii, et nendele raskusjõududele, mis me kavatseme siia laadida, siis ka vastu peavad. Et siis Tallinnas toodud värk Certexist ja siis Balti Boldist, ja millel on siis kõik need kilonewtonid teada. Et meil on siis plaan selline, et me puurime läbi nende 3 tüve siis augud sisse poole ja siis need samad kuumtsingitud keermelatid, mis on välitingimustes pikaajaliseks kasutamiseks mõeldud materjal 8,8 tugevusega metall ja siis paneme need vardad seal kohakuti ja siis need lõpevad siis selle sama silmaga seal otsas ja siis läbi nende 3 silma, mis siis kokku jooksevad, paneme siis jällegi tugev kett, et siis need 3 osa seotakse selle ketiga kokku, et sellesse süsteemi natukene saaks paindlikkust. Et päris kondiks ei saa midagi sükest teha, et on vaja ikkagi natukene, et ta saab ise ka liigutada ja eesmärk on siis see, et need 3 haru laiali ei vajuks. Tuleb ka muidugi visuaalselt kauniks saada, et see Toila Orupark on Eesti üks vägevamaid ja paremini säilinud. Me teeme nagu visuaalselt ka hea töö, et töö on tegija nägu, nagu öeldakse, ja kui hästi välja tuleb, siis on teispool kaamera seal ats, et siis on tema nägu töö, kui kehvasti tuleb, siis on minu nägu. Tavalised riistad, kettad, millega me sealt seibi alt siis peame selle koore ja pehme puidu ära võtma, et nii palju me puitu vigastame. Mis siin toimub? Praegu paigaldame siia siis kogu sellest kolahunnikust sealt siukse vägeva keermelattidega ja siis nendega siukse toestussüsteemi, et me puurime läbi puuaugud, paneme sealt need keermelatid läbi ja siis tõmmitsatega tõmbame need harud omavahel kokku jälle. Ja loss ise oli siin, aga ma väga vabandan, kuna nende pea pilti näete pärast, kui me oleme tagasi pustis, siis te näete. Järgmistega peab rohkem ülevalt pingutada peab, siis väga hästi tuleb. Vaata, mis ladvas käib. No korra jaksad veel, siis on päris hea juba. Läheb ägedalt.
esimese puurimise tegime ära, nüüd ma vaatan, et see puur jookseks enam-vähem kohakuti, et siis selle kursiga. See on päris raske selline ja ütleme natukene veider tunne ka, et puu on ikkagi elus organism ja kui nüüd lihtsalt puurime talle augu kehasse. Ainult 2-3 sentimeetrit tuli tegelikult välja ilusti puhas lõige. Arras on 16 milli, puur on 20. Vaata pärast siis kogu see komplekt nüüd tuleb silma järgi paika, et pead ennast usaldama ja oma inseneri eelmist elu nagu meenutama võimalikult palju. Nüüd me loodisime need kaks omavahel ära, väljumisavad klapivad suurepäraselt ja proovime siis kuidagi seda kolmnurka siia nagu ehitama hakata, et need raskused hakkaks siis õiges suunas tirima üksteist. Peaaegu täiuslik. Ja kui päris täiuslik pole, siis Egiptuses öeldi selle kohta, et ainult Allah on täiuslik. Niimoodi, et väga lahe. Läheb jah. Värske puit ja poid ma natuke algul, aga väga hästi. Aga jooksutame nüüd kokku, vaatame, mis saab. Kuule, päris hea. Ja kaatet võrdub R korda ruut. Jube nähti tõmbab sisse. Aga igale tööle sellisele paneme uue puuri, et siis on hea terav, et jääb see lõike sein võimalikult puhas. Väga hästi. Ja nüüd on vaja siis see viimane varras sisse panna siia ja vaadata, kas klapib kõik. Ja tõe hetk tuleb kohe. Ai, kuule. No ma arvan, et mis need naised paremini oleks teinud. Ilma järgi tehtud töökohta ikkagi päris hatsi nägu. Välja laseme selle puufreesiga tagant nii palju puhtaks, et koore ja pehme puidu osa ära sinna kambimini peaaegu, et see suur seib läheks sinna vastu puitu. Uus aku. Küps see aku või? Oi. Liiga suureks seda haava pole mõtet teha. Nii on hea küll. Minimaalselt, maksimaalselt, on ju. Nende koormarihmadega sai seda päris tublisti sisse poole tegelikult kedratud need vahed. Silmnähtavalt läksid 10 sentimeetrit tagasi kokku. Praegu paneme selle paika, vaatame, et see süsteem peab. Ja kui ei pea, siis proovisime päästa raiutavad puud. Ja loodame, et see eksperiment õnnestub, sest me ei ole sellist tööd kunagi varem Eestis teinud. Et ma olen väga palju uurinud ja lugenud ja konsulteerinud selles suhtes ja loodame, et see peab ja materjalid on võimsad ja tugevad. Aga kui see laguneb, siis saab sellest kindlasti üks korralik õppetund, et järgmistega siis vigu enam mitte teha. See on soliidne täiesti. See lõpptulemus, ma usun, selle jääb kena. Näpud sojaks vähemalt. Pole palju jäänud. Teise ka paneme äkki enne. Nii väike liikumis amplituud, et ei saa aru, kas see liigub kokku poole ka praegu. Täitsa pingul juba. Too siia poole ka. Keerame siit ka peale. See töötab täiesti praegu, ma tunnen. Nüüd me peamegi nii palju neid kerima, et need sidemed juba lõdvaks vajuvad.
Oh, nõks käis läbi täiesti. Plaks. See, vaata, nüüd on see suur on ära võetud. Ma käin selle peal, see on täiesti tuuga mul siin jalgade all. Ja väga läbi ei paindud. Võtan selle suure lahti. See on kuidagi kõige pinge rohkem. Vaata, mis siit saab. Ossa, naks. Ega meil ei ole siin muud, kui peame katsetama. See oli lihtsalt puit oli pingis nagu. Ja viskan sinna koti peale. 10 punkti. Skoor. Peamine, et see jääks piisavalt turvaline ikkagi, ja ka soliidne. On soliidne? Ma ütleks, et päris puhas töö, eks. Sa võta kuivad oksid ära ja ma lõikan need rõlakaga need pikad oksad maha ja maets. See mõõtühik on ats. See on üks ats või? Jah. Nii. Väga ilus. Nii, ühe atsi pikkune siis keermeosa jääb järgi ja siis ootame ilusat linnukest siia järgmiseks ekspeditsushooajaks. Mina olen tööga väga rahul. Töö tuli ka atsi nägu. Mingi abemik. Ilus ilm oli meiega lõpuni ja loodame sellele puule pikka iga. Nüüd koristame ära, viime RMK-sse redeli tagasi. Ja selline ta siis jääb. Jõud, mis siia rakenduda võivad, on muidugi suured, aga minimaalne on katkemispunkt on 8 tonni. Et seda mulle seal Certexis ja siis Certexis ja Balti Boldis tegid selgeks. Super ilus.